Tere mu hingepere. Olen Uljana ja te olete kanali Must ja Valge. Täna õhtul on mulle teile sõnum. Vaatame, mis see sõnum on. Vaatame, ma panen ka paar kaarti ka lisaks sellele. Aga keegi kutsub mind täna. Ma olin täna väga aktiivne, jooksin ringi, tegin oma asju ja käisin ise ka terapeudi juures ja iseenda eest tuleb ikkagi ka hoolt kanda. Eriti siis, kui me töötame teistega. Puhastame selle välja Jeesuse nimel. Kutsume peaingel Miikaeli siia ja palun tagasi peegeldada kõik negatiivse ja ebavajalikku ja andke mulle palun selged mõtted, selged sõnad ja et see sõnum oleks täpselt õigele inimesele üle kantud õigel ajal õiges kohas. Aitäh, et sa siin oled ja aitäh kõikidele valgusolenditele ja minu esivanematele, kes on kõige kõrgemaks hüvanguks siin minu ümber. Nii. Huvitav, nagu tuleb meelde see, et vaadake, kõik, mida ma räägin, see tundub hästi kerge, hästi lihtne, selline hästi loogiline. See on sellepärast, et ma olen endas kõik läbi töödelnud juba aastaid, läbi katsunud. Ma olen selline inimene, et ma ei usu, vaata. Ma olen skeptik. Mina ei usu õpetajaid. Selles mõttes ma olen erinevaid religioone nagu vaadanud pealt. Ma olen olnud religioonis, ma olen välja tulnud sellest, ma olen uurinud igast erinevaid grupeeringuid, erinevaid kultuure läbi aastate. Ja midagi nagu ei toimi, vaata. Ma olen nii oma pead, oma moodi hing ja tahan, minu esimene see soov on olnud alati vabadus, iseseisvus. Ja kui ma räägin teile seda, et need asjad, mida ma räägin, on mind aidanud, aga see on läbi aastate, vaata, ma olen katsetanud ja vaadanud, et kõik nagu toimiks. Et kas päriselt ka nagu toimib. No, minu jaoks tulemus on see, kui ma olen rahul. Ma olen rahulik. Igas olukorras. Ma olen rahulik ka üksinduses. See on hästi suur märk juba sinu jaoks, kui sa oled võimeline olema üksinda ja eralduma inimestest, kes ei resoneeru sinuga ja kus sa tegelikult saad enda aega endale võtta. See on väga suur asi. Palun jätta see endale meelde. Ja kui see elu ja see periood praegu panebki sind sellisesse kohta, kus sa ei resoneeru enam, ei taha enam, siis võtta seda aega kui püha aega. Ja täna Jumalat selle eest, et sul on ruumi, sellepärast, et väga paljudel inimestel tegelikult seda võimalust ei ole. Et privaatsus ja üksindus on privileeg. See on luksus tänapäeval. Selles omaette ajas tegelikult tuleb väga palju seemneid esile. See puhastus on ju, see puhastus, maandamine, allalaadimine ja sa vaatad endale otsa, sa julged endale otsa vaadata esiteks. Inimesed tavaliselt ei julge otsa vaadata ja nad kasutavad teisi inimesi selleks, et ära põgeneda reaalsuse eest ja minna selle haibiga kaasa. Informatsiooni vahetamine, kõik see inimesed on tavaliselt sellest väga sõltuvad. Ma mäletan, kui ma olin esimesed aastad nagu täiesti üksinda Portugalis, mäletan, siis iga reede oli siis kogu aeg haip hakkas peale. Võiks ju sinna minna, istume sõpradega ja kuulata muusikat või kuskile randa minna, juua veini või midagi sellist. Et see inimese vajadus, nagu see magnet või see tõmbas kuskile kogu aeg. Aga ma pidin kogu aeg endal nagu seda, kogu aeg ma nagu tagasi tõmbama, sest ma tean, et see ei anna mulle suures plaanis tegelikult mitte midagi juurde. Ja kui sa oled sellises kohas enda elus, siis see on õnnistus. See on reprogrammeerimine. See on see, et sa valid ise ennast, sa ei lähe selle suure selle üldsusega kaasa.
aga siis sa tea seda, et sind on ette valmistamas millegiks suureks. Ja kindlasti õpid rahunema, rahu tundma igas olekus. Kõige suurem asi ongi see eneseaktsepteerimine. Eneseaktsepteerimine ka selles, et kui sa ei saa isegi jagada oma rõõmusõnumit või oma kurbust mitte kellegagi. Selles hetkes on tegelikult Jumal kutsunud sind suhet tema ja sinu vahel kasvatama ja kinnitama. Ja ta kinnitab seda suhet nii kaua, kuni mitte midagi enam ei saa sind mõjutada. See võib olla väga-väga sügav protsess, see võib olla väga valus protsess, sellepärast kõik peab läbi vaatama, mis toimub nagu. Aga jällegi, ma tuletan sulle meelde, see on väga püha, see on väga õnnistatud teekond, kui sa valid iseenda. Ja kui sul veel sellel ajal lähevad finantsid ka maha ja siis veel tervis ka, no sul on ikka korralik eesmärk nagu elul. Sind on kutsutud väga sügavaid asju esile tooma enda suguliinis, enda perekonnas, ühiskonnas, maailmas. Nii et ära karda olla üksinda ja ära karda neid energiaimpulsse, mis tulevad teistelt inimestelt siis, kui sa hoiad oma ette, siis kui sa valid iseennast ennem kui nende oma sõpru. Nad on sõbrad ju, nad on ju kauaaegsed sõbrad olnud või sugulased näiteks. Ära karda ja eraldada ennast. Inimesed ka, kes on sinu ümber olnud, nad peavad hakkama aktsepteerima seda, et sa võtad oma aega. See on hästi oluline tegelikult aru saada. Hästi oluline on respekteerida või austada iseenda vajadusi. Et ma nagu... Ja me olemegi enda ruumis niimoodi, nagu meie seda ise tahame ja mitte keegi ei saa... Mitte keegi ei saa meid selles hinnata, kuidas me seda omaette aega veedame. Eriti algusaegadel, ükskõik. Suitsetad, jood omaette. See üleminek võib olla mida iganes. Ära hinda ennast selles ka, kui sa otsustad selliseid asju nii-öelda nautida omaette. Mingil hetkel sa lihtsalt usaldad seda, et need nii-öelda pahed või need närvisüsteemi regulatsiooni töövahendid kukuvad ise ära, sellepärast su fookus muutub ajapikku. Kui sa ei... Väga oluline on ka selle juures teada seda, et sa ei hakiks seda. Ühel hetkel tunned, et on nii hea tunne, on nii õnnelik olen ja ma tahaks seda kellegagi jagada. Ei. Palun vaata oma prioriteedid üle, vaata, kas sa tegelikult ka, kas need inimesed, kellega sa nüüd seal kohtud, kas need tegelikult ka annavad sulle midagi juurde, kas sealt tekib mingisugune sümbioos. Nii, ma näen, et siin on müntide 5 tagurpidi. See tähendab seda, et päriselt puudusest välja tulemine. Päriselt puuduse konstruktsiooni, puuduse programmi ümber töötlemine. Ja kui sa oled resoneerud minuga, sa oled minu hinge pärast ja ma arvan, et sa resoneerud selle tundega. Ja see on täpselt see, milles ma lähen ka ise praegu läbi. Täiega. Nii et kui sa oled siin, sa oled täiega õnnistatud. Sa oled täiega õigel teel. Ja kui sa tahad jagada seda või kui sul on mingisugused küsimusi selles osas, sa tahad mingisugused märke teada saada, siis palun võtta minuga ühendust remotehealing7@gmail.com. See võtab aega. Alati, minu sõnum on alati ära karda aega võtta, sellepärast et lõppude lõpuks me oleme ikkagi igavesed olendid. Ja see elu, üks elu on lihtsalt üks väike selles suures pildis, eks ole.
mul on nii hea meel kõikide nende üle, kes on juba mulle kirjutanud, kes on kommenteerinud, kes on like inud ja subscribe inud. See on nii vägev näha, nii äge, et minu jaoks nii kiiresti see kanal juba kasvab ja nagu mul on nii hea meel. See alati, kui Keiser mulle siia laua peale maha kukkus, ma olen alati mingi, ma ei pane tähele teda kunagi. Sulle nagu mingi oma kanaliga ka see Keiser siin istub, vaata niimoodi laua peale. Nii, Keiser. No nii. Duaalsus jälle. Vaadake, saatuse ratas keerab ennast nüüd sellisesse kohta, kus need inimesed, kes on siiamaani nii-öelda pealtnäha, on puuduses olnud, pealtnäha puuduses. Tegelikult nad on lihtsalt mulla all olnud vaimses mõttes seemnetena. Nüüd saatuse ratas keerab ennast sellisesse positsiooni, kus tegelikult tuleb esile välja, tuleb see, mis töö on tehtud tegelikult seal mulla all. Ära karda endale otsa vaadata täpselt, absoluutselt küllusesse. Müntide 10, completion, täielikkus, täiuslikkus, kokkutulemine, lõpetatus, nautimine, külluse vastuvõtmine. No selline muutus eriti üleminekul sellel saatusrattal, need alumised muutuvad siin niimoodi ülespool tulevad. Selline muutus tegelikult võib nagu ligi tõmmata mingisuguseid tegelasi, kes on siis puuduse mõtteviisis või saatana mõtteviisis, mis on siis alumiste tšakratega ja mis on seotud siis sellise puudusega, ehk siis nad otsivad väljastpoolt energiaallikad. Ja need nagu energiavihud, ma nimetan neid energiavihudeks, need on inimesed, kes ei ole endaga nii palju tööd teinud ja nende aeg lihtsalt ei ole tulnud, siis tegelikult nad võivad tulla alati sellise tundega, mis on nagu mingi, vaadake, see on kaks täiesti erinevat energiat. See on nagu mingi hästi palju mõtteid, ideid, selline rahutus, kiire, olematu, nagu mida ma teen, aga sina istud siin niimoodi. Vot see on tunde ja seda saab olema aina rohkem tunde selles maailmas. Ja see muutub normaalsuseks. Universum. See muutub normaalsuseks. See, et meil on kaks täiesti erinevat liiki inimesed kõrvuti seismas ja isegi võib olla vestlemas. See on täiesti normaalne. Aga need, kes on teinud selle lükke või transformatsiooni endast läbi, siis nad võivad seda kaastundega vastu võtta. Kaastundega vaadata pealt. Kuulata lihtsalt ära. Sest et päriselt, mis tervendab ühiskonnas, kui me suhtleme inimestega, siis tegelikult, mis mind päriselt tervendab või muudab või lükkab või annab selle sädeme edasi, on olla kuuldud ja nähtud. Kõik. Ja need, kes on üksinduses, on ju. Need, kes lähevad sellest puhastusest läbi, nad teavad kõige rohkem seda. Kui väärtuslik tegelikult on vestelda kellegagi. Jagada mõtteid, jagada hetke koos. Üks 4 oli. Ja ikka tuleb see karikate poiss välja. See on see uued
võimalused, uued soovid, enda tundeid väljendada, uued naivistlikud arusaamad armastusest ja küllusest, selline mängulisus. Siin ma näen, minu kollektiivis on ka selliseid paare, kes on ootamas endale armusõnumeid, on armastajad. Armastajad on valikute ees olnud ja palju valikuid on olnud. Deitimiskultuur, deitijad on minul vist seal kollektiivis kuskil ja tegelikult on nagu aeg võtta vastu see karikas, mis on manifesteeritud selle küllusega, selle tööga, selle üksinda olemisega, ütleks niimoodi, et tegelikult nüüd oleks nagu uksed lahti. Meil on varsti valentinipäev, okei. Sellepärast, ma saan aru, jah. Jah, sellepärast, et tunda on, et on saatuselt see triumfi lüke. Oh my god. Täna pea käib vahepeal ringi. Niisiis, selline külluslik energia. Enda väärtuse aktsepteerimine, nägimine, lahti pakkimine. Selline nagu seda tahan, seda ei taha. Siin on selline nagu natukene nagu mingisugust pirtsutamist, sellepärast ei ole võib-olla õige aeg vastu võtta mingisugust konkreetset nagu väga suurt tulemust. See on okei, ära karda aega nii-öelda raisata või kaotada või midagi sellist, et kõik nagu selles mõttes, jah. Oma perspektiivide ülevaatamine toimub ka selle armastajate kaardiga, näen seda, sellepärast, et perspektiiv peab vastama keisrinna kvaliteedile, mis on tegelikult seotud siis selle saatana energiaga, selle loome energiaga. Ja see loome energia tegelikult nagu käivitab selle muutuse ja see nagu see hästi palju asju korraga toimub. Proovin kuidagi seda tuua. 12, 3, loomeenergia. Bhairavi Vandana, kui see sind resoneerub, vaata tema lugu üle. Bhairavi Vandana. Tema on number 3. See on loomingu algus. Ta ületas kõik koletised ja väga-väga suur võitlus oli tal käimas selleks, et ta tuleks sellesse väesse. Bhairavi Vandana. Kokkulepped, uued grupid, kokkutulemine väga spetsiifiliste inimestega, väga valitud inimestega, valitud aeg, koht, väga oluliste informatsioonide jagamine, käivitamine, loomine, käimapanemine, jagamine, olemine, tühjendamine, mahalaadimine ja üleslaadimine ja siis missiooni lõpetamine. Sauade 10. Okei, mis ta selle peale ütleb? Meil kollektiivis on väga palju sellist arvamust, et
armastusega kaasneb raskus. Meie esivanematelt on see muster kaasa tulnud ja siis meil on nagu see tunne, et see on töö, see on palju tööd, koormaks. Okei, see on ema mother wound. Ema haavad, ema sidemega. See lapseliku rõõmu puudumine emalt ju tegelikult tuleb see pehmus ja mängulisus. Emotsionaalne. Vaata, sul võib-olla hakkavad tulema väga ehedad emotsioonid välja just nostalgia mõttes nagu. Kellegi tunnet ma kanaldan, see ei ole minu tunne. Just emadusega seotud. Just nagu igatsemine ema tunde järgi. Ja ma tean, et see ei ole minu tunne, sest et mina olen seda juba läbi töötanud korralikult ja ma tunnetan väga hästi ära, kas see on minu tunne või see on inimesele, kellele ma kanaldan. Sellisel juhul, kui on ema igatsus, sellisel juhul tegelikult, kui see kogemus on sulle antud, et emaga on mingisugune kassjak olnud, siis tegelikult loodus, emamaa on tahtmas asendada seda nii-öelda puudujääki, mis on sinu elus olnud. Ja kui sa taastad oma sideme emamaaga, sa tuled oma hinge olemusse, et hingena sa tulid tegelikult toetama seda muutust, mida maaema praegu läbi läheb. Maaema annab meile üldse võimaluse siin üldse olla kehas. Ja kui me ühendame ja taastame selle ühenduse emamaaga ja ema vaimuga, siis me oleme ka stabiilsed ja me võime läbi minna igasugusest koormast, mida meile vaim nii-öelda annab. Meil ei anta mitte kunagi rohkem kanda, kui me jõuame seda kanda. Mitte kunagi. Mul on nii väga hea meel Eesti rahvale neid sõnumeid edasi anda. Hierofant. Missiooni vastuvõtmine. Missiooni ümberkirjutamine. Või uus tase missioonis. Uued lepingud. 2, 3, 4, 5. Uued lepingud, ümberkirjutamised. Eluraamatus ümberkirjutamine, mingisuguste lepingute ümberkirjutamine, reset, hingelepingud, hinge staatuse reset kosmilisel plaanil. Kergusesse, nagu mängulisusesse. 2, 2. Palju duaalsust on. Sükest nagu autoriteedi vastuvõtmine, autoriteetsus, authority. Sest et see on
töö vili. Uus kogemus, uus tase on tegelikult lubab nüüd natukene aega maha võtta ja palun ole oma kehaga sõbralikum ja armastavam, võta aega ikka endale ja selles mõttes ei pea mitte midagi tegema, sa ei pea ootama midagi, mingisugust tulemust sellest, mida sa nüüd selles hetkes koged või läbi lähed. Mine sügavuti enda kogemusega või enda mahalaadimisega, sellepärast et see aasta saab olema väga intensiivne. Uus. Ja uus tuleb niikuinii, kas sa oled valmis või mitte. Ja sellepärast tegelikult ma soovitan siis oma keha nagu niimoodi ära tasakaalustada, et sa oled võimeline nagu püsti seisma siis, kui sa oled nagu mingi kõrge pingega või midagi sellist, sellepärast et ega need päikese solar flare'id ei ole nagu mänguasi, ega see ei lähe nagu kergemaks või pehmemaks nüüd. See läheb intensiivsemaks ja need, kes ei ole oma kehaga tööd teinud, oma vaimuga tööd teinud, nendel saab olema väga raske ja on niisugune nagu hingepime öö, väga-väga järsku niisugune äratus ja niisugune nagu võimatu välja tulema sellest ja nii edasi. Et ja seda me näeme väga palju, nagu ma ütlesin, meie ümber võivad olla inimesed, kes on ülikiire sellise energia on ka juba niisugune hästi elektriline ja nagu, aga meie õppimise koht oligi see tegelikult, et me suudame olla kõrvuti ja meil on nii erinevad energiad, et me ei lähe nagu, me ei hakka üksteist nagu, me ei pea aitama neid inimesi enam, kes on nagu väga-väga nagu teises nagu niisuguses energias, et see vaimne töö, mida me oleme siiamaani teinud, see nagu annab meile sellise kaitsekilbi meile ümber, et olla stabiilsed selle hulluse keskel. Mis selle Celestial Prophecies, see on see raamat, see film on ju, mis on 80ndatel tehtud. Celestial Prophecies. Seal räägiti juba sellest, et inimene, kellel on süda avatud, on ju, tal on energia bubble või see ümber on ju, ja siis kui see muutub tugevamaks, see energia, siis tegelikult mitte midagi ei saa seda mõjutada. Me lihtsalt saame aru, me mõistame lihtsalt seda ümbrust väga hästi. Ja sellepärast ka, et kui sul on ühendus maa emaga ja ka taevas isaga, päikesega, Jeesusega, siis sul on vastupanuvõime. Kirglik naisenergia, teadlikkus, iseenda valimine, pea otse vaatamine ja oma nii-öelda väärtuse vastuvõtmine nii vaimses kui ka maises plaanis. Ja ma jätaksin selle lugemise praegu niimoodi. Oota, mul tulevad meil mingid. Oota, mis inglid ütlevad? Kiire abi ka tuleb. Kiire abi.
loovutamine, vabastamine. Maandamise tehnikaid ka palun. Visualiseeri ennast maasse, emamaasse. Looduses olemine, loodusele andjade loovutamine ja toomine ka. Ja aitäh sulle, et sa siin olid. Vaata, mul on postituste all ka kirjutatud üles teenused, mida ma pakun ja tegelikult siin YouTube'is on siis postituste veerus on mul siis hinnakiri ka üles kirjutatud, et kui sa vajad mingisugust konkreetset energiatööd, et iseseisvalt teada saada, mis toimub endaga, siis seal on olemas kirjutatud. Ja siis on mul veel 2 videot tehtud nüüd nende koolituste osas, mida võib siis üle vaadata. Vaata siis, aitäh sulle toetuse eest ja oled hoitud ja tubli.